piiblitekste Jeesuse Kristuse ihust ja verest, et me peame sööma ihu ja jooma verd, siis saame aru, et jutt on pühast armulauast. Just niimoodi kommenteerisid neid tekste Johannes Chrysostomos, Kultsuu ja teised kirikuisad. Peame aru saama, kui suur and on see armulaud. Tänu sellele me üheneme Jeesuse Kristusega, aga samas tänu sellele, et teised inimesed võtavad vastu armulaua, me üheneme ka teiste inimestega ja tänu sellele me oleme kõik koos. Aga täna ma tahaksin ka rääkida teistes olukordades, kui me üheneme teiste inimestega ja just söögi kaudu, kui me istume lauda koos teiste inimestega ja sööme koos, siis me ka üheneme nende inimestega ja mitte ainult nende inimestega, aga ka Jeesuse Kristusega. Eriti tähtis, kui me ei tule nii lihtsalt ja keegi peremees valmistab meile toitu, aga kui me ise osaleme toidu valmistumises. See on väga tähtis, et mina annan midagi Jumalale, teisele inimesele, teised inimesed annavad mulle midagi ja Jumal ka selle kaudu annab meile midagi. Siis me saame aru, et see ühtsus ei ole tühjad sõnad, see on midagi väga reaalne. Hiljuti meil toimus perekondlik matk. Muuhulgas mulle väga meeldib, kui me korraldame niisuguseid väljasõidu ja toimub ühine söök. Inimesed võtavad kaasa midagi ja pärast panevad kõik koos seda, mida nad võtsid kaasa ja kõik kasutavad seda. Keegi ei küsi, kas mina tohin süüa seda, kas sa annad mulle. Kõik teavad, et see on ühine. Väga imelik ja väga hea tunne, et me oleme koos. Ja võib-olla on vaja mõtiskleda selle üle, et meil oleks rohkem võimalusi näidata, et me oleme koos mitte ainult missa ajal, aga meie kristlased, me tahame olla koos aeg-ajalt, see on väga raske, aga me suudame seda teha, anda teistele, kes on meie kõrval, midagi ja võtta seda, mida nad pakuvad meile. Jeesus Kristus tahtis, et me oleksime koos ja võib-olla just nende ürituste kaudu, kui me midagi teeme koos, kui me näiteks sööme koos, kui me korraldame matkad, kui me palvetame koos, me näitame, et me oleme tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid.